1-1. Tere, Andres, kas sa kuuled meid? Tere Tartu, kuulen küll, kas te kuulete mind? Kallis publik, meiega on ühinenud kaugelt üle ilmaruumi Floridast Andres Käosaar, kosmosepsühholoog. I'll just say in English for a moment. We have here Andres Käosaar, a space psychologist, but we will mainly speak in Estonian. So first, Andres will talk about his observations, and then there's also an opportunity to ask questions, which we can also do in English maybe, if you have any questions in English. Aga saab ka eesti keeles küsida ja vestelda. Aga Andres, palun, me näeme sind, ma ei tea, kas võib-olla isegi sina näed mind ka siin ees. Palun, ekraan on sinu. Selge, suur aitäh. Kõigepealt tõesti tervitused Orlandost, Floridast, Ameerikamaalt siis, et vaatame ulmefilmi ja kaus olla siis tundub see siin Tartusse rääkimine ka parasjagu ulmeline, aga see ongi just põnev. Olen tõesti Andres Käosaar ja nagu nimetati mind siis kosmosepsühholoogiks. Ja ma arvan, et alustuseks võib-olla hea arutada seda, et mis üldse tähendab, et te saaksite aru, et miks ma siin olen, miks ma sellest filmist täna räägin ja mida see tähendab, et mind võib siis kosmosepsühholoogiks kutsuda. Tegelikult ma olen organisatsioonipsühholoogia doktorantuuris ja selle raames ma töötan siis ülikoolis teadurina, nooremteadurina NASA rahastatud projektide peal, kus me siis uurime seda, et mida tuleviku kosmosemissioonid ja ka praegused kosmosemissioonid inimpsüühikale ette kujutavad. Samal ajal olen ka ma meeskonnapsühholoog, ehk siis me vaatame kosmosemissioone just nagu meeskonna perspektiivist, et nagu see film Ikaria XB1 väga hästi demonstreeris, et mis juhtub inimsuhetega, inimpsüühikaga, kui panna hulk inimesi siis kosmoselaeva. Meie küll vaatame väiksesse kosmoselaeva, ma ei tea, kui suur või väike me saame öelda, et Ikaria XB kosmoselaev ise oli, aga praegune see teadus, mis me teeme, on siis, et me räägime ikkagi võrdlemisi väiksest kosmoselaevast. Ja me kutsume neid keskkondi isoleeritud, kitsastes elutingimustes ja ekstreemsed keskkonnad. Ehk siis see on see, mida me uurime. Ja miks kosmosepsühholoogia ja meeskonnatöö kosmoses on minu arust eriti huvitav ja lahe on sellepärast, et kui psühholoogid või psühholoogia iseenesest, kui sa lähed väga spetsiifiliseks ja vaatad psüühikat, siis vaadatakse väga pisikesi aspekte, näiteks isiksuse psühholoogid vaatavad isiksust peamiselt, kuidas see mõjutab käitumist ja mõtlemist, aga meeskonna ja kosmosepsühholoogidena me peame arvestama kõikide faktoritega, mis inimpsüühikat siis kosmosekeskkonnas mõjutavad. Ehk siis ka film tõi väga huvitavalt ja nüansirikkalt tegelikult välja väga mitmeid teemasid, mis kosmosepsühholoogiga seotud on ja Andres, mul tunne, et meil on korra sa katkesid, sa hangusid meil siin ekraanil. Üks hetk. Tere, Andres, 1-1. Tere, 1-1. Kuuleme sind jälle. Nii, oleme tagasi. Ma nüüd ei tea, kas minu net või teie net, igal juhul. Ma alustuseks küsiks võib-olla, et kui me räägime siis sellest psühholoogia aspektist kosmoses ja seoses selle filmiga, et see kontekst on, ma arvan, kõigepealt oluline nii-öelda paika saada, et mis kontekstist me räägime. Seetõttu ma küsiks teilt publikult, ma näen teid selja taga, nii et kui te käed tõstate, siis ma näen enam-vähem nii-öelda teie sisendit, et kui paljud teist tõstke käed, kes tunnevad, et nii-öelda tehnoloogilises mõttes või füüsikalises tehnoloogilises mõttes see film vastas teie ootustele, mis võiks juhtuda aastal 2162 vist oli see, et 140 aasta pärast, et andke käega märku, kes arvab, et see justkui oli realistlik või ootuspärane. Ma vist ei näe. Üks inimene saalist tõstis võib-olla. Ühte kätt näen, ja.
ja siis ma küsiks, et psühholoogilisest vaatepunktist, et see film käsitles päris mitmeid aspekte inimpsüühika ja inimkäitumisega seotud seal siis kosmoselaevas. Kes arvab, et need olid enam-vähem realistlikud või kõnetasid neid teemasid, mida võiksid päriselt inimesed pikaajalistel kosmosereisidel tunda, et andke käega märku, kes tunnevad, et need olid enam-vähem realistlikud. palju ja rohkem. näeme palju rohkem käsi on. Jah, ma pean teiega nõustuma, et seda filmi vaadates ma tundsin ka ise, et see keskkond või füüsikalis-tehnoloogilises mõttes, no kasvõi see robot, eks ju, et kui me vaatame, kuhu praegu AI ja robottehnika on läinud, eks ju, et selles mõttes meil võib-olla ei ole mõtet rääkida, et kui realistlik see selles tehnoloogilises mõttes oli ja lisaks mõned füüsikalised nii-öelda kompromissid, mis nad filmis tegid, et nad küll kajastasid seda kiirendust, G-jõudu ja gravitatsiooni aspekte siin-seal, aga mingitel hetkedel jälle mitte võib-olla nii realistlikult, kui ta päriselt olla võiks. aga et nii-öelda füüsikalises mõttes tõesti me näeme natuke võib-olla küsimärke, aga ma nõustun teiega, kes te käed tõstsite, et psühholoogilises mõttes ma peaksin ütlema, et üsna hästi ja väga huvitavalt käsitleti päris mitmeid teemasid ja minu jaoks isegi oli tegelikult üldiselt natuke nagu üllatav, et aastal 1963 nii tabavalt toodi välja üksikute detailidena filmis siis need aspektid, mida me hetkel ka aastal 2024 NASA Kuu ja Marsi missioonide jaoks tegelikult uurime ja üritame mõista. Aga samas teisalt, et võib-olla see ei olegi nii üllatav või jah, üllatav sellepärast, et inimesed on ju aastasadu, kui mitte tuhandeid väikeste gruppidena läinud isoleeritud ja nii-öelda kaugetesse paikadesse, ehk siis need nüansid ja dünaamika ja need lood ju tegelikult ei ole niivõrd uudsed. Et võib-olla see kosmosekeskkond ise lihtsalt on see, mis lisab paar lisaaspekti. Ja mis need lisaaspektid on, ma arvan, mida me filmist ei näinud, mis tegelikult veel lisaks mõjutavad inimpsüühikat päris korralikult, on siis see mikrogravitatsioon, mida no jällegi kosmosepsühholoogia puhul on see huvitav, et me tegeleme ka tehniliselt nagu ulmevaldkonnaga päris reaalselt selles mõttes, et me ennustame mõnes mõttes, me proovime ennustada, et mis on see keskkond, mis tulevastes kosmoselaevades on, nii füüsiliselt, eks ju, et kui palju ruumi neil on, kui palju nad saavad kommunikeerida maaga, mis on need kommunikatsioonivahendid. Et me justkui peame ennustama, et mis toimub tänapäeva tehnoloogias ja 20 aasta pärast, kui loodetavasti esimesed laevad hakkavad Marsi poole minema, et mis laevad need on, eks. Aga mis me võime ennustada, on see, et mikrogravitatsioon jääb, seda ma isiklikult ei näe ette, et järgmise 20 aasta jooksul ära lahendatakse, et meil siis tsentrifugaaljõuga kosmoselaevad hakkavad Marsi poole lendama või Kuu poole. Ja teine aspekt on siis see laeva suurus, et Ikaria XB, mis minu jaoks oli hästi huvitav, et see oli meeletult suur laev siis seestpoolt vaadates, et kui te vaatasite, kuidas need inimesed seal võimlesid või koridorides jalutasid või kasvõi see missiooni kontrollkeskus, mis neil laeva peal oli, see kapteni dokk, eks ju, meeletult ruumi, suured avarad ruumid. Aga nagu me teame, kosmoselend on meeletult kallis, iga kilo maksab päris palju, et lähitulevikus, kui me ikkagi saadame inimesi siis kaugematele missioonidele, me tõenäoliselt seda ruumi luksuslikkust ei näe. Ja miks ma seda välja toon, on see, neid mõlemat aspekti, et gravitatsioon on päris missioonidel teine kui filmis oli ja see ruum on see, et need mõjutavad ka inimpsüühikat päris korralikult. Gravitatsioon ja radiatsioon selles mõttes, et nad vähendavad meie võimekust siis mõelda kohati ja pika aja jooksul siis tekivad komplikatsioonid probleemi lahendustel, otsuste tegemistel ja ka meeskonna kommunikatsioonil meeskonnaliikmete vahel ja teiseks siis see ruum, et filmis ka tegelikult käsitleti seda, kus ühes stseenis üks meeskonnakaaslane läks teise peale jubedalt närvi, kui ta, eks ju, pidevalt ütles, mina vaatasin ingliskeelset tõlkega seda filmi, et you see, eks ju, oma selle lausete lõpus. Et see ruumi väiksus, mis meie praegustel kosmoselaevadel ja lähitulevikus on, muudab neid häirivaid aspekte veel intensiivsemaks, sest astronaudid näevad üksteist rohkem, eks ju, ja neil ei ole seda ruumi üksteisest eemale saada. Ehk siis see on suur faktor, mis ma arvan, et selles filmis ja päriselus lähitulevikus saab olema väga erinev.
nii palju siis sellest keskkonnast, kui ma, vabandust, kui ma oma mõttekäiguga edasi lähen, et mis eristab siis võib-olla filmi ja reaalsust, mis me tänapäeval, millest me räägime ja mis minu teadustöö, milles ta seisneb. aga ma läheks hea meelega siis nendesse teemadesse ükshaaval, käiksin nad üle, mis mina nägin, et see film käsitles ja mis on seotud siis päris kosmosepsühholoogia teadusega ja need teemad, millega me käsitleme. Ehk siis kõigepealt sotsiaalsed suhted. Selle filmi jooksul käsitleti sotsiaalseid suhteid mitmest aspektist. Kõigepealt käsitleti siis kosmoselennu meeskonna ja koduseid sotsiaalseid suhteid. Seal kohe alguses, eks ju, kui oli videokõne lahendusel, siis koduga suheldi ja ka see, kuidas see videokõne üks hetk pidi pooleli jääma, sest enam ei olnud võimalik laivis videokõne teha, eks ju, maaga. Et see on täiesti realistlik ja see on üks suur probleeme, millega hetkel tegeletakse, on see, et kuidas luua kommunikatsioon, efektiivne kommunikatsioon siis tulevikus näiteks Marsi ja Maa vahel, nõnda et esiteks saab probleemi lahendust tekitada, et Maa ja laeva vahel on infot võimalik vahetada kiiresti ja operatiivselt. Ja teiseks just see nende sotsiaalsete suhete mõttes suhelda oma lähedaste, sõprade ja perega. Sest nagu filmiski need inimesed plaanisid tagasi tulla Maale, kuigi reaalelus me tõenäoliselt ei näe, et kui Alpha Centauri tähesüsteemi poole esimesed laevad minema hakkavad, et nad üldse tagasi tulevad, tõenäoliselt see on ühe otsa pilet esialgu, aga Marsi missioonidel ikkagi ennustatakse, et inimesed peaksid tagasi tulema. Ja kuidas selle reisi jooksul hetkel nähakse ette, et Marsi missioon võib kesta 3 aastat, kuidas reisi jooksul teha kindlaks, et koduga ikkagi kommunikatsioon säiliks nõnda, et kui need astronaudid koju tagasi tulevad, neil oleks ikkagi perekond, kodu ja sõbrad, kelle juurde tagasi tulla, sest et see ju mõjutab absoluutselt seda tunnet, mis sul on missioonil. Ja samamoodi on vaja psühholoogilist tuge missiooni jooksul saada kodust, sellepärast et sul võib küll olla väga tugev meeskond, kellega sa sellel retkel oled, aga alati ei saa meeskonnad seda psühholoogilist tuge ja meeskond ise võib olla see, kes hakkab siin närvi ajama, nagu film ka väga hästi demonstreeris. Ehk siis sotsiaalsed suhted ja kuidas nendega tegeleda, ehk siis Maa ja kosmoselaev, aga ka meeskonnasiseselt, et me nägime kohe üsna filmi alguses hakkasid romantilised suhted seal arenema ja toodi see nii-öelda nüanss välja, mis huvitavalt läheb ühe mu praeguse projektiga väga hästi kokku, sest me just küsisime 20 erru läinud astronaudilt selle kohta, et kui tulevikus missioonid Marsile lähevad, siis kuidas teie näete ette, et inimestevahelised intiimsed ja romantilised suhted välja hakkavad kujunema. Et see on miski, mida kosmoseagentuurid on aastakümneid vältinud ja ka NASA-s on pigem tabu, on nendest asjadest rääkimine, aga see on oluline, sest ka filmis me nägime, et seal oli vähemalt üks abielupaar vist oli, eks ju, laeva peal. Ja üks abielupaar ei läinud katki, aga et naine jäi maale ja mees on kosmoselaeval. Et need ka romantilised suhted tõenäoliselt hakkavad arenema kosmoselaeval ja mida rohkem ruumi sul on kosmoselaeval, ma arvan, et seda suurem on tõenäosus, et need hakkavad arenema, sest siis on rohkem privaatsust ja ruumi neid suhteid arendada ja tegeleda sellega, millega inimesed romantilistes suhetes tegelevad. Ja seda ütlesid ka astronaudid, kui me intervjuusid tegime, et enamik ütlesid, 18-20 ütlesid, et see on midagi, millega meil ei ole mõtet proovida seda välja juurida või üritada luua meeskonda, kus selliseid asju ei toimu, sest see on inimloomus ja astronautide tiim on võrdlemisi homogeenne, ehk siis sarnased inimesed sarnaste huvidega lähevad läbi või kogevad väga ühendavaid kogemusi, mis lihtsalt loob neid sidemeid. Vaid pigem, mis tuli sealt intervjuudest välja, on see, et me peaksime proovima luua meeskonna norme ja dünaamikaid, mis aitavad seda kindlustada, et meeskond jääb alati primaarseks siis astronautidele ja et kui need suhted toimuvad ja lähevad isegi katki näiteks, et siis see ei lõhuks missiooni, see ei lõhuks meeskonda, vaid alati jääks meeskond primaarseks. Et see oli minu jaoks väga huvitav, kuidas mitme nurga alt filmis käsitleti neid romantilisi suhteid ja nende arengut.
korraks ka mainisin siis kommunikatsioon maaga, et see on suur küsimus ja kuidas seda lahendada, et filmis tõesti üks hetk neil kadus täiesti kommunikatsioon ära maaga ja Alpha Centauri tähesüsteemi poole lennates tõesti see ka tõenäoliselt kaob ära funktsionaalselt, aga kui me räägime rohkem realistlikult näiteks Marsi missioonidest, me räägime siis 20-minutilisest enam-vähem kommunikatsiooni siis lag'ist või viitest. Et see on see, mis meie teadustöös on siis see, millega me tegeleme ja üritame lahendada, et kuidas see mõjutab siis suhtlust ja konks ei ole mitte ainult selles, et ei ole mitte ainult kommunikatsiooni viide, vaid mure on ka selles, et see info hulk, mida saab saata kosmoselaevalt tagasi maale, ei ole võrreldav sellega, mis praegu näiteks rahvusvahelises kosmosejaamas, mis info hulk tuleb, et rahvusvahelisest kosmosejaamast nad saavad teha live-videokõnesid lähedastega, nad saavad pidevalt infot saata, datat saata, videosid saata, kõike seda. Aga kui me räägime siis Marsile minekust ja missioonidest iga kuule tegelikult juba, siis see andmehulk lihtsalt puhtalt, mida saab saata, väheneb nii drastiliselt, et see kosmoselaev ka nagu filmis on täiesti autonoomne keha põhimõtteliselt ja nad peavad ja see muudab väga palju siis operatsiooni kohta või siis mission operations või missiooni operatsiooni kohta, kuidas protseduure läbi viia ja kuidas elada ja toimetada kosmoselaevas, eriti kui probleeme juhtub. Ja neil juhtus ka probleeme, eks ju, et nad kohtusid selle 20. sajandi kosmoselaevaga seal, kus surnud inimesed sees olid ja see pime täht ja sellele reaktsioon, et seal filmis tegelikult minu arvates väga lahedalt käsitleti neid küsimusi selle kommunikatsiooni osas. Järgmine asi, mis kohe silma jäi, mitmes kohas käsitleti ja kajastati seda toidu küsimust natukene, et seal alguses mulle jäi mulje, et üks meesterahvas sai ainult nagu sihukest tableti suurust mingisugust pala ja mulle tunduski, et huvitav, kas nad käsitlevadki seda, et tuleviku kosmosetoit on ainult tabletid, aga ikkagi pärast oli selgem, et neil on ikkagi see päris toit seal, mida kahvinoaga normaalse inimese kombel süüa saab. Et see filmis nad väga süvitsi ei läinud sellesse, aga see nüanss oli seal sees. Ja miks ma seda välja toon, kui olulist aspekti on see, et kui me räägime astronautidest, rahvusvahelisest kosmosejaamast või Antarktika meeskondadest, keda me ka uurime, või siis kosmose analoogijaamadest, mis on järgmine valim, kes meil maa peal on, keda me uurime. Et kui me räägime nende kogemustest, siis toit muutub mega oluliseks. Ja miks toit muutub mega oluliseks nendel reisidel on see, et ega need reisid, kosmos tundub põnev ja seksikas, aga nagu ka tegelikult see film väga hästi minu arust edasi andis, et tegelikult kosmosereisid, pikad kosmosereisid on päris igavad. Et ega seal ei ole nagu seda erutust ja seiklust terve see reisi aeg, sest et kosmos on nii üüratu suur, lennud võtavad aega, Marsile sa lendad 6 kuud, eks, ja selle 6 kuu jooksul ega midagi ei juhtu vahepeal. Et see on selles suhtes üsna 6 kuud sõidad bussiga kuhugi enam-vähem, et kui põnev see olla saab, eks ju. Et siis juhtub see, et toit muutub selleks viisiks, kuidas leida mingisugust variatsiooni elus või mingist rutiini lõhkumist. Sest et ega seal muud rutiini lõhkumist väga ei ole, et inimesed elavad rutiinis, midagi väga ei toimu. Ja jah, nagu ma juba ütlesin, et filmis minu arust väga hästi kajastati seda, kuidas need inimestevahelised suhted muutuvad üsna prominentseks ja oluliseks, sest mitte midagi muud ei toimu. Justkui igavletakse, ei osata endaga midagi pihta hakata, vaadatakse neid filme ja üritatakse midagi leida, et midagi endaga pihta hakata ja see on suur probleem, millega me üritame hetkel ka tegeleda tulevikumissioone nagu siis planeerides on see, et me ei saa astronaute panna töötama 24/7, eks ju, või 16 tundi päevas, et see ei ole inimlik, sellepärast et nad ei suuda töötada nii palju ja samas neil ei ole ka seda tööd, mida teha, eks ju, Marsile lennates, et mida sa teed seal 6 kuud. Et see on üks suur küsimus ja selle kohta ei ole tegelikult väga palju ka uurimust tehtud, et kuidas sisustada efektiivselt inimeste astronautide ja näiteks Antarktika meeskondade siis vaba aega.
et seal on see on hästi suur küsimus, sest et nagu taaskord nagu film näitas, inimesed hakkavad üksteise kõri kallale minema igavusest ja ma arvan, et me kõik teame oma koroonaaja kogemusest mõned aastad tagasi, et lukus olla isoleeritud samade inimestega nädalaid, kuid on üsna karm inimpsüühikale. Ja see on miski, mida ei ole veel otseselt nii-öelda ära lahendatud, mis me siis teeme, mis me anname siis neile teha. Ja taaskord, et see toit on siis nagu see üks viis, kuidas seda erisust leida, et see on see, miks rahvusvahelisel kosmosejaamal hetkel jaapanlased saadavad oma toidupakke oma siis kultuurile vastavalt, venelastel on oma kultuurile vastavalt toidupakid, ameeriklastel omad, eurooplastel omad ja Euroopas, eks ju, meil on ilmselgelt mitmeid erinevaid kultuure, prantslastel oma toidupakid, itaallastel oma toidupakid, sakslastel ja see kõik annab variatsiooni neile, et üks päev see on seda, üks päev seda, nad vahetavad toitu, kellele mis maitseb, nii edasi, et see on väga oluline aspekt kosmosereisidel. Väga huvitavat, seda küll nagu liiga palju ei käsitletud filmis, aga mulle jäi silma, oli see kaamerate efekt. Me nägime, kui see romantiline stseen seal arenema hakkas, kuidas taheti siis isiklikesse ruumidesse kaamerale ligi pääseda ja vaadata, et mis seal siis toimub, aga et siis see komandör oli vist komandör, siis pani sellele nii-öelda veto peale, et seda ei tohtinud, aga see nüanss oli seal ikkagi olemas, et laev on kaameraid täis ja inimesi saab kogu aeg jälgida. Ja see on üks oluline aspekt, mis taaskord mõjutab seda privaatsustunnet ja mõjutab seda psühholoogilist käitumist, et me uurisime just ühte meeskonda või ikka veel uurime, kes siis Moskvas oli kosmose analoogijaamas 8 kuud luku taga või noh, päriselt olidki luku taga, eks ju, nad kuuekesti seal läbisid missiooni, kosmose analoogmissiooni ja seal päris kiiresti, päris mitmendat kuud, vist teist-kolmandat kuud hakkas nende päevikutest hakkas see nüanss välja tulema, et privaatsust ei ole, nad otsivad kohti, kus lihtsalt olla nurgas omaette niimoodi, et keegi teine neid ei näe. Ja nad ei tahtnud seal nurgas mitte midagi erilist teha, lihtsalt muusikat kuulata või raamatut lugeda, aga lihtsalt see teadmine, et keegi kogu aeg sind jälgib, sellel on mõju, mis häirib, mis hakkab ajudele ja mis vähendab seda mingit turvatunnet, et seal muidugi on ka see küsimus, et kes vaatab ja miks vaatab, eks. Et see on oluline hästi selgeks teha organisatsiooni ja tiimi tasemel, et miks need kaamerad on olulised ja kas neid kaameraid on üldse vaja. Aga näiteks praegu, kui me räägime Artemis missioonidest, mis ümber kuu hakkavad minema, siis psühholoogidele NASA-s anti ülesanne, et uurige nende psüühikat, tehke uuringuid, aga te ei tohi küsida mitte ühtegi küsimust lennu ajal, te ei saa küsida nendelt astronautidelt, ehk siis küsimustikke, mis on psühholoogias see asi, mida me kõige rohkem kasutame, neid ei saa kasutada ja te ei saa mitte midagi juurde lisada siis sellele payload'ile või selle laeva siis pagasile, ehk siis, et te saate kasutada ainult heli ja videot. Et siin, miks ma seda räägin, on see, et siis näiteks Artemise missiooni puhul on see, et see video on oluline selleks, et missiooni kontrollkeskus saaks aru, mis laevas toimub ja selleks, et psühholoogid saaksid ka ikkagi uurimust teha nende astronautide peal. Aga seal me räägime 2-nädalasest missioonist, eks ju. Ja nagu astronautid ütlevad, et 2 nädalat sa võid pea peal ka seista, et 2 nädalat saab kõigega hakkama, aga räägime kuudest, aastatest, et siis see videokaamerate efekt ja pidev lindistamine ja silma all olek, et see on taaskord miski, mis filmist välja tuli ja toodi ja mis on väga oluline nii eetiline kui ka lihtsalt inimpsüühika turvalisuse küsimus. Et kas nad on valmis ja kas on vaja neid jälgida 24/7. Aga taaskord, nagu ma rääkisin kommunikatsiooni aspekti juures, rääkisin, et võib-olla isegi ei ole näiteks tulevastel Marsi missioonidel ei ole mõtet sellepärast, et neil ei ole seda bandwidth'i, et kogu seda videot siis maale saata, ehk siis, et võib-olla ei pandagi neid kaameraid siin igale poole, sest sellest pole kasu, eks. Aga see on taaskord, nagu ma alguses ütlesin, et see on see ulme ja reaalsuse sihuke tänamatu ennustamistöö, mida meil hetkel on raske teha, aga mida me psühholoogidena teha saame, on see, et uurida neid efekte ja kui need küsimused tehnoloogiliselt tulevad üles, et siis neid kõnetada ja nendest rääkida ja arutada ka inseneridega, kes tihtipeale nende asjade peale nii palju ei mõtle. Aja sisustamisest ma rääkisin.
muidugi filmis, noh jällegi 1963 aasta film, eks ju, et näiteks mingit virtuaalreaalsus, argumenteeritud reaalsuse, videomängude, arvutimängude ja neid aspekte, eks ju, seal filmis ei käsitletud, et see on see, mida nüüd tehnoloogia areng on muutnud ja mida hetkel väga palju tehakse, ongi virtuaalreaalsus ja argumenteeritud reaalsus ja nende tehnoloogiliste mehhanismide siis nii-öelda toetav mõju psühholoogiliselt ja ka meeskonnatööle. Et see on miski, mida see film ei käsitlenud, aga mida me praegu näeme, et muudab võimalikult, mitte tähendab võimalikult palju, vaid üsna palju seda, kuidas me kujutame ette siis psühholoogiat lähiaastate kosmosereisidel ja töötatakse ka selle nimel, et töötada välja siis näiteks videokonverentsi võimalusi argumenteeritud reaalsusega, et sul sinu lähedane abikaasa või pereliige on siis loodud 3D mingi mudel nendest hääle, miimika ja kõigega ja siis põhimõtteliselt on võimalik suhelda nendega, et kõik need asjad on hetkel töös. Ei tea, kui efektiivselt või kui töötavalt nad päriselt lähikümnenditel olema saavad, aga et selle nimel töötatakse, et siis kasutada neid modernseid tehnoloogilisi arenguid selleks, et ikkagi kosmosereisid võimalikult talutavaks teha. Füüsilisest liikumisest, ruumidest ja privaatsusest ma rääkisin ja see privaatsus on tõesti hästi huvitav ja see ei ole mitte ainult, ma nüüd räägin omast kogemusest, et ma olen ka ise osalenud 2 erinevas kosmose analoogmissioonis. Üks Utah kõrbes Ameerikas ja teine Poolas ühes jaamas ja see ei ole mitte ainult füüsiline sihuke visuaalne privaatsus, millest me räägime, vaid ka heliprivaatsus, mida mina näiteks Ameerika seal analoog-jaamas tundsin oma 10-päevasel missioonil oli see, et meil oli küll igalühel oli oma privaatne ruum, kus magada ja olla, aga et kui see ei ole heli isoleeritud, siis mis kasu sellest ruumist väga on, et kui ma tahaks näiteks teha videosõnumi saata inglise keeles või selles keeles, mida teised inimesed aru saavad oma lähedastele, kus ma tahaks ventileerida natuke selle oma meeskonnakaaslaste üle, et siis seda võimalust mul ikkagi ei olnud, et mul seda privaatsust ikkagi ei olnud. Eesti keeles ma sain rääkida, aga ikkagi tundus veider oma meeskonnakaaslasi eesti keeles taga rääkida, et see on miski, mille peale on kindlasti vaja mõelda, et privaatsed ruumid on olulised ja nad peavad olema ka heli isoleeritud, et see ei ole ainult visuaali küsimus. Aga rahvusvahelises kosmosejaamas hetkel neil see võimalus on, mitte 100% heli isoleeritud, mingid mured seal ikkagi on, aga jällegi, kui me räägime näiteks Artemise kapslist, Artemisi missioonidest, siis need on nii väike ruum, et neil ei ole mingit privaatruumi seal, aga taaskord 2 nädalat saad hakkama, aga jällegi, et me ei tea, mis sõiduk Marsile läheb, et kui see on sarnane pisike kapsul, mida praegu kasutatakse, et siis jällegi ei ole privaatruumi, aga samas ma ei tea, kas tõesti saadetakse inimesed pooleks aastaks üks väikse kapsliga, et kui me räägime SpaceXi Starshipi arengutest, et seal on natuke rohkem ruumi ja on lootust, et ikkagi on privaatsed ruumid pikaajalistel kosmosereisidel, sest et ilma nendeta see psüühika on ikka päris keeruline. Siis teiste inimeste talumisest ma rääkisin, seda räägivad ka Antarktika külastajad, et see ärrituste intensiivsus kasvab ajas, et paar nädalat saad jälle hakkama, aga paari kuu jooksul juba inimeste mikrokäitumused ja mingid idiosünkraatilised käitumised hakkavad väga ajudele käima ja täiesti suvalised. Et ma ei tea, võib-olla alguses sind ei häiri, kui keegi matsustab, aga anna paar nädalat ja sa oled valmis sellele inimesele nuga andma juba. Et sellised asjad, et ka filmis toodi väga hästi see välja. Siis füüsilise aktiivsuse olulisus, seal päris mitmes stseenis oli see võimlemine väga Nõukogude Liidulikult muidugi, et võimlemine, aga et see on miski, mida me oleme väga teadlikud, et on vaja nii füüsilise keha säilimiseks, et kui inimesed tagasi tulevad maale mikrogravitatsioonist, et nad siin ellu jääksid, aga ka vaimsele tervisele, et sellega see on väga realistlik oli, mis seal käsitleti. Ja kaks väikest nüanssi, mida ma veel tähele panin, et ühes vestluses seal üks see naisterahvas vist ütles, kujutas ette siis kas maa peal olekut ja siis minu ingliskeelses tõlkes ütles, et raindrops falling from my back ja see meenutas, kuidas üks Euroopa astronaut Alexander Gerst rääkis ühes kõnes, et ega kosmoses, rahvusvahelises kosmosejaamas olek ja elamine, et ega see ei ole tegelikult midagi väga
väga seksikad või ägedad, sest et sa oled lihtsalt plekkkarbis pool aastat. Sul ei ole neid stimulatsioone, mis sul maa peal on, sa ei tunne õhu liikumist, sa ei tunne lõhnasid, sul ei ole päikesepaistet, sul ei ole vihmasabinat nahal, eks ju, ja kõiki neid asju, et tegelikult on väga veider ja spetsiifiline keskkond, mis kosmosereisidel tuleb ja sa oled kogu aeg keskkonnas tegelikult mingisuguse kihiga ära lõigatud, et see kindlasti hakkab samamoodi ajudele. Ja siis ühes dialoogis jälle vist, kas see kapten, kui nad seal kõik hakkasid ära väsima ja magama jääma, siis ütles, et the mission is a tough crew, et mulle kui meeskonnapsühholoogile see kohe pani kõrvad kikki, et oh jah, et mainiti ka filmis ära, et tugevaid meeskondi on vaja selleks kosmosesse minna. Ja viimase teemana, enne kui ma küsimustele avan selle vestluse, et siis see mõistuse kaotamine ja selle ootamatusele reageerimine, mis seal lõpus oli, et see tumeda tähe, eks ju, mõju siis inimesele. Mulle tundus, et see teadmatuse küsimus üldse oli selle filmi nagu põhiidee, et minnakse teadmatusse ja ei tea, kuidas reageerida teadmatusega ja eks kosmoselennud, eriti pika distantsi kosmoselennud on teadmatus hetkel endiselt. Ja just see mõistuse kaotamine ka, et kuigi ma ei usu, et see on väga realistlik, eks ju, et mingi tumeda tähe radiatsiooni tõttu inimesed hakkavad mõistust kaotama, kuigi radiatsioon ise võib küll seda mõjutada. Aga mis efektist räägitakse kosmosepsühholoogias, on maa silme eest kadumise efekt, mida tegelikult seal filmis ka natuke käsitleti, et hakkas ütlema, et kas maa üldse on reaalne ja kas maa on päris, et see on vale, eks ju. Ja seda ma küll kujutan ette, et kui me näeme hetkel astronautide puhul, kes lähevad maalt minema, tekib sihuke overview efekt, nagu nad kutsuvad. Mis see siis tähendab, on see arusaam, et maa on tervik ja inimkond on tervik ja et me peaksime kõik olema ühtsed ja koos töötama, mida siis kirjeldatakse. Aga Earth out of sight efekti ei ole mitte ükski inimene mitte kunagi inimkonna ajaloos, eks ju, kogenud ja me ei tea, mis siis juhtub. Ja marsireisidel see efekt tekib, sest nagu me planeet Maalt Marssi näeme väga väikese tähekesena, eks ju, taevas, siis ka Marsilt Maa muutub samasuguseks tähekeseks. Ja kui mingid probleemid hakkavad juhtuma või meeskonnas on mingisugused düsfunktsioonid, siis see küsimus on küll oluline küsimus, millele me ei tea vastust, on see, et mis juhtub inimpsüühikaga, kui planeet Maa on lihtsalt suvaline täht taevas ja ei ole enam sinine suur kera, nagu ta kuu pealt näha on. Et see on miski, mida me ei saa ennustada, see on miski, mida me saame ainult uurida siis, kui loodetavasti võimalikult lähitulevikus siis esimesed missioonid Marsi poole, hakkavad liikuma. Vot, minu siis mõtted filmi kohta, minu kommentaarid ja natuke reflektsiooni sellega, et kui palju see film siis 60 aastat tagasi suutis tabada seda, mis meil tänapäeval selles teadussektoris toimub. Aga kas teil on küsimusi või mingeid kommentaare? Avame äkki selle lava publikule. Siin Oskar jälle. Sa väga hästi juba puudutasid nii mitut asja, mille kohta ma oleks tahtnud küsida, sa juba rääkisid. Ja see viimane Earth out of sight efekt tundus mulle ka nagu väga huvitav ja no ma ei taha nüüd võrrelda ennast Marsi lenduriga, on ju, ilmselgelt, aga sa mainisid ka juba koroona aega, et ma ise näiteks käisin muidu Inglismaal ülikoolis, aga koroona ajaks ma tulin Eestisse, nii et ma olin niisugune 1,5 aastat Eestis sellest ja üks hetk hakkas tunduma, et kas ma isegi käin enam ülikoolis, et see ülikool seal Inglismaal tundus nii kaugel siit Eestist ja mina olen siin külmas Eestis, kus ma ei taha koroona ajal teki alt väljagi tulla. Mingid kodutööd ja asjad läksid nagu super abstraktseks. Ja kujutan ette, kuidas kui maakera reaalselt on üks hetk väga kaugel, tundub, see on huvitav probleem. Aga sa rääkisid ka näiteks sellest, kuidas need kosmoselaeva tehiskeskkonnad on sellised spetsiifilised, et me siin Elektriteatri meeskonnaga mõtlesime nendele teemadele. Rasmus meile meenutas, kuidas Solarise filmis Dr. Schnaut liimis äkki sellised paberlipikud ventilaatori külge, sest et need meenutasid talle sellises tehnilises keskkonnas midagi looduslikku, sellist ma ei tea, puuoksi tuule käes või midagi sellist. Kui väga siis on selliseid lahendusi
kosmosejaamades, kosmoselaevades, et kas selliseid asju nagu tehakse, kas, ma ei tea, kuulatakse linnulaulu vahel või milliseid selliseid lahendusi reaalsuses kasutatakse? See on väga hea küsimus ja jah, see sinu mõte selle kohta, et see nii-öelda kooli ja eraelu justkui sinu kogemusest hakkas ühte sulanduma, et kas käisid üldse koolis ja nii edasi, et see ka, et jah, et kosmoselaevas, eks ju, et su töökoht ja elukoht on täpselt sama, eks ju. Et see aju vajab seda eristust, aga et kui seda eristust ei ole, et siis mis saab. Aga vastates sellele küsimusele, et see on hästi individuaalne, eks, et mida inimesed igatsema hakkavad. Et kelle jaoks loodus on olulisem või kelle jaoks ei ole ja mida nad kuulavad, mida mitte, et astronautidel hetkel on võimalus kuulata põhimõtteliselt kõike, mida nad tahavad, neil on internet, eks ju, et seda nad, mul ei ole datat selle kohta, et kas nad teevad seda või mitte, aga ma kujutan ette, et nad saavad seda teha. Siis rahvusvahelisel kosmosejaamal nüüd kaugemale minnes ja, et ma arvan, et seal on need küsimused, et kuidas luua näiteks mingi argumenteeritud reaalsusruum näiteks või mingi süsteem siis pika distantsi kosmoselaevale Marsile minnes, kus on näiteks mingid ventilaatorid õiges kohas, mis puhuvad õige tugevusega, et seda tuulepaistet või puudet, eks ju, nahal tunda või mingi lamp, mis tekitab seda päikese kuidagi paistet või jah, et jooksed oma seal jooksulindil ja VR-prillidega tundub, et eks ju jooksed metsas või midagi sihukest linnulaulu, et need on kindlasti mehhanismid, mida on vaja 100%, aga eks see on jälle, et individuaalne, et kellel kui palju vaja on ja mis täpselt need helid ja lõhnad on, mida igatsema hakatakse, aga jah, lõhnasid vist on natuke keerulisem fabritseerida kui helisid. Publik, kas kellelgi on küsimusi? Palun, mikrofon. Mul oleks selline küsimus selle filmi kohta, et mis ma tähele panin, oli see, et see meeskond oli nagu vanuseliselt varieeritud või seal olid nii-öelda noored naised, olid vana mees, et vana meest nagu tundub mõttetu kosmosesse viia ja ta sureb nagunii ära varsti. Et kas see on ka niisugune psühholoogiline efekt, et kui meil on nagu põlvkonnad, igal põlvkonnal on või igal vanusel on oma nagu pluss, et noored on energilised, vanad on elukogenud, et nad nagu siis töötavad meeskonnana kuidagi paremini, kui nad oleks kõik üheealised. See oligi küsimus. Ja väga hea point, et ma kõigepealt vastan sellele mõttele, et vanameest ei ole mõtet saata, et niikuinii sureb ära, et seal on tegelikult see küsimus, mida ei ole lahendatud ja mis ei ole võib-olla, ma arvan, et sellel ei ole objektiivset vastust, vaid on natuke eetiline, subjektiivne on siis see, et keda on kõige parem saata Marsi missioonile esimestele, eks ju, kui me ei tea, kui eluohtlik see on, kui me ei tea, mis radiatsiooni hulk on, mis nad lõpuks saavad. Et võib-olla ongi mõtet saata nagu pre-pensioniaegseid astronaute, kelle jaoks on viimane missioon ja siis ei ole vahet, kui palju nad radiatsiooni saavad, sest nende karjäär on niikuinii läbi. Et miks me saadame noori, kellel on veel nii pikk elu ees, eks ju, et see on nagu üks küsimus, mida arutatakse, et mis on see õige vanus astronautidel, keda peaks Marsile saatma. Aga selles suhtes te tabate nagu oma küsimusega seda mõnes mõttes kahe teraga mõõga küsimust meeskonna heterogeensuse osas, eks ju. Et kui meil on hästi erinevad kultuuriliselt inimesed, mehed, naised segamini ja vanuseliselt segamini ja ka professionaalselt, ei ole ainult militaarinimesed, vaid on ka teadlased ja võib-olla ka sotsiaalteadlasi, eks ju, minu suur lootus, et äkki pannakse ka kosmoselaevale. Et siis meil on, mida heterogeensem meeskond, teadus näitab, et seda adaptiivsem see meeskond tegelikult on, eks ju. Hästi palju erinevaid arusaami, kuidas probleeme lahendada, kuidas otsuseid teha, hästi palju erinevaid teadmisi, et see tõstab tegelikult meeskonna resilientsust ja adaptiivsust, säilenõtkust on siis resilientsus eesti keeles, eks ju, adaptiivsust, aga samal ajal ta tõstab konflikti hulka, sest et jällegi on eks erinevad arvamused, erinevad seisukohad ja nii edasi, et seal on niisugune, sellepärast ma ütlen, et see on kahe teraga mõõk, et mis see õige vastus on. Hetkel ikkagi on ka tegelikult sellised poliitilised küsimused, et tuleviku kosmosemissioonid kõik saavad olema väga heterogeensed. Et räägitakse esimesest mustanahalisest kuu peal, eks ju, esimesest naisest kuu peal ja need võib öelda astronautide poolt kajab ka seda läbi, et mõned otsused on natuke poliitilised,
aga samas ka meeskond on adaptiivsem. Kui me võrdleme siis näiteks nende Apollo missioonidega, kus kõik olid ainult mehed. Ja tõesti see põlvkondade vahe ka jah, et ma arvan, et need omadused, mis te välja tõite, et vanemad inimesed on võib-olla targemad ja kindlasti seal peab olema astronaute, kes on käinud varasemalt missioonidel, eks ju, esimesel Marsi missioonil. Samal ajal võib-olla on hea saata kedagi, kes ei ole, sest neil on, nagu te ütlesite, et on võib-olla energilisemad ja uute mentaalsete mudelitega, et nad ei tule mingi rigiidse süsteemiga sinna sisse, vaid on võib-olla leidlikumad ja innovaatilisemad. Et see tõesti on miski, mida vaja kombineerida ja see on see, miks meeskonnapsühholoogia selles suhtes on nii oluline, et me ei lähtu mitte indiviidist, ja ainult indiviidi omadustest, vaid me vaatame meeskonda tervikuna ja vaatame, kuidas nii isiksused kui ka kõik need muud omadused omavahel kokku lähevad selleks, et luua maksimaalselt toimiv meeskond ja pikaajaliselt maksimaalselt toimiv, mitte ainult paar nädalat. Ma loodan, et ma vastasin sellele küsimusele nüüd väga pika arutelu käiguga. Aitäh, väga hea oli. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ma küsin sellist asja, et siin filmis ei olnud käsitletud usu küsimust, et kuidas see nagu tulevikus nagu võiks välja näha, et kui on erinevaid, tekivad konfliktid inimeste vahel, kes on mis usku, et kas see võib olla probleem või kuidas neid valitakse või ei valita või on see oluline? Aitäh. Väga hea küsimus, see usu religiooni küsimus. Üks projektidest, mille kallal mina hetkel töötan, ongi konkreetselt NASA rahastatud grant ja uuribki kultuurilise mitmekesisuse mõju pikaajalistele kosmosereisidele, kus siis nendest simulatsioonidest, kus me andmeid kogusime, ongi spetsiaalselt pandud erinevad kultuuri esindajad ja üks missioon, see 8-kuune, mida ma ka enne mainisin, seal olid 2 ameeriklast, 3 venelast ja 1 Araabia Ühendemiraatide kodanik. Venelased vist olid äkki, 1 oli õigeusklik, ameeriklased minu arust ei olnud, kumbki ei olnud siis religioosse tugeva kuuluvusega, aga see Ühendemiraatide kodanik oli tugevalt siis islamausuline ja väga tugevalt praktiseeris oma usku. Ehk siis meil õnneks oli see võimalus selle meeskonna põhjal just sellele küsimusele otsida, ennustada natuke, et mis saama hakkab. Aga ma liiga detailseks ei saa minna, aga mis ma arvan, et nagu kokkuvõtlikult, mis me sellest meeskonnast õppisime ja mida see näitas, on see, et see tegelikult on ka kõikide muude individuaalsete väärtuste ja seisukohtade ja suhtumistega on sama asi ja ka isiksuse sättumustega. Et meeskond ei pea olema homogeenne, eks ju, ja nagu me enne just arutasime, võib-olla ei tahagi, et ta oleks homogeenne nendes osas. Ja erinevused on okeid, aga oluline on see, et lisaks nendele erinevustele need meeskonnaliikmed oleksid mõõdukalt avatud kogemustele, eks ju, kui me räägime nüüd psühholoogia isiksuse teooriatest, et see on üks meeskonna või see isiksuse sättumus on avatud kogemustele, et nad oleksid sellel skaalal piisavalt kõrged, et nad suudaksid aktsepteerida ja ei oleks liiga rigiidsed oma nagu nende väärtuste ja seisukohtadega. Ja piisaval määral siis nagu meeskonna tööaltid, et need omadused on need, mis aitavad siis jälle mitte olla liiga rigiidsed ja aru saada oma meeskonnakaaslaste seisukohtadest ja kultuurilisest taustast. Ja samal ajal üks mõte oli, aga nüüd läks kaduma, et mitte liiga rigiidsed. Jah, mõistad. Ja samal ajal need ka kultuurilised väärtused või religioossused selle inimese, kes siis praktiseerib neid, nemad peavad olema ka piisavalt paindlikud, et nad on valmis kompromissideks. Et kui mingi usk eeldab seda, et sa kulutad 3 tundi päevas mingisugustele rituaalidele, siis võib-olla astronaudina see ei ole kõige paslikum, kui sa pead tegelikult tööd tegema päris palju selle aja jooksul. Ehk siis üks asi on isiksuse sättumused ja see plastilisus ja adaptiivsus meeskonna vajadustele ja missiooni vajadustele. Ja teiseks on see, et mis nendest astronautide intervjuudest, millest ma rääkisin ka tugevalt välja tuli, oli see, et kõige olulisem on see, et meeskond on prioriteet.
meeskond ja missioon on kõige tähtsam sinu jaoks ja sinu isiklikud sättumused, väärtused ja seisukohad tulevad pärast meeskonda. Ja astronautide meeskondade puhul, kui see järjekord on paigast ära, et kui sina muutud ükskõik mis hetkel muutud olulisemaks kui meeskond, siis meil on midagi kehvasti ja siis me peame midagi ümber mõtlema sellepärast, et see meeskond ei toimi enam ideaalselt. Et ma arvan, et ka see on see, mis aitaks siis religioossete ja muu väärtuspõhiste või jah, siis ma panen nad hetke väärtustega sama patta, ma loodan, et ei pahanda, aga et sarnaste nii-öelda seisukohtade puhul, et see on see oluline, et mis iganes erinevused meil on, senikaua kui missioon on kõige olulisem, senikaua ma arvan, me saame hakkama, aga kohe, kui minu põhimõtted muutuvad olulisemaks kui missioon, siis meil on probleem. Mul on ka üks küsimus, et kui kosmosepsühholoogia, siis üks mõtetest ongi see, et kuidas panna kokku just selline meeskond, mis pikaajaliselt suudaks edukalt koos töötada, siis üks teine valdkond, kus ka see ju hästi oluline on siis, või noh, mitte valdkond, aga siis see militaarvaldkond, sõda, ehk siis kus jaod ja rühmad peavad ka koos töötama pikaajaliselt ekstreemsetes tingimustes. Et kas ja kui palju te saate šnitti võtta mingil määral militaarpsühholoogiast või kas selline asi, ma eeldan, ka eksisteerib? Jaa, absoluutselt väga hea ja õige küsimus. Tõesti, militaarpsühholoogia eksisteerib, on olemas ja meeskonnatöö teadlased ka, kes me siis tehniliselt oleme, väga palju uurivad siis militaarkeskkondi ka ja meil ka laboris on siis Ameerika armee rahastatud grante just samade nii-öelda küsimuste lahendamiseks tehniliselt, näiteks see üks grant, millega me peamiselt tegeleme, on just see, et kuidas panna kokku ideaalne meeskond militaar eesmärkideks. Ehk siis põhimõtteliselt täpselt samad küsimused, täpselt sama stiil, kuidas seda teadust teha. Nüüd küsimus on lihtsalt see, et miks mina võib-olla ise militaarteemadega nii tugevalt ei tegele, on ikkagi see keskkonna erinevus, et militaarvaldkonnas on eesmärk ikkagi, neil on konkreetne eesmärk, miks militaar eksisteerib, eks ju. Ja kosmosemissioonide eesmärgid on erinevad kui militaarmissioonide. Üks asi on see missiooni eesmärk, mis siis muudab seda, mis inimesed me sinna paneme ja kuidas need inimesed omavahel suhestuma peavad. Mis siis mõjutab näiteks juhtimisstruktuuri, eks ju, et militaar on väga hierarhiline ja väga nagu mitte siis lai, lapik, mitte vertikaalne, aga kosmoses me räägime jällegi ikkagi, kuigi meil on komandör ja nii edasi, siis me räägime ikkagi natuke rohkem vertikaalsest juhtimisstruktuurist. Ja see meeskonnas sättumused selles mõttes on ka erinevad, et kosmoses meil on ikkagi teadlased ja militaarinimesi kahjuks või õnneks, aga et militaaris meil neid puhtaid teadlasi nii palju ei ole, et see lihtsalt mõjutab seda kompositsiooni. Ja see keskkond ikkagi on ka natuke erinev, et militaarkeskkonnas me peame ikkagi teise inimese põhjustatud eluohtlikkusega leppima ja selle ümber tegelema ja selle peale mõtlema, kuidas see inimpsüühikat mõjutab versus keskkonnast tulenev siis ohtlikkus inimese elule ja tervisele. Et kuigi elu ja tervise ohud on mõlemas, siis see, et kust see oht tuleb, on natuke erinev. Ja see mõjutab seda motivatsiooni ja miks inimene seal on, eks ju, et militaaris me ikkagi räägime väga palju, võib-olla ma ise lähen liiga sügavale sellele, et seda põhjust või see meaning and purpose, eks ju, militaartegevustest leida, et kuidas see meeskond mõjutab, aga ma arvan, et kui me tahame ideaalselt toimivat meeskonda, siis me peame mõtlema sellele, et mis on nende purpose, mis on nende meaning ja militaaris ja kosmoses on need absoluutselt väga erinevad, minu arvates vähemalt. Et siis seetõttu on need küll väga seotud valdkonnad, aga parajalt erinevad. Tere. Mul tekkis siis küsimus selle kohta, et te olete vist meeskonnatöö spetsialist ja üldiselt me oleme sellest palju rääkinud. Aga ma hakkasin mõtlema ka nagu individuaali psüühikale ja siin filmis oli ka hästi palju erinevaid profiile, kõik siis pinge all käitusid erinevalt. Ja siis mu küsimus ongi see, et mis on kõige olulisem nagu individuaalse astronaudi
psühholoogias? Ja väga hea ja õige küsimus ja tõesti, et me lähtume hästi meeskonna tasandilt. Aga nagu ma ka enne mainisin, et see meeskonnade kosmoses on nii kompleksne teema, et me peame arvestama kõigega ja meeskond algab indiviidist. Et indiviidi teemasid me käsitleme ka väga palju. Nüüd, kes on ideaalne astronaut, muutub ajas mõnes mõttes või on ajas muutunud. Kui me räägime Apollo ajastust, siis ideaalne astronaut oli Superman, eks ju, põhimõtteliselt individuaalne Superman. Militaartaustaga individuaalne Superman, kes sai igas hetkes hakkama ükskõik millega ja jäi väga rahulikuks. Aga mida NASA ei arvestanud, on meeskonnade oskused ja meeskonnade suhtumine Apollo missioonide käigus. Ja nii mõneski Apollo missioonis see hammustas neid vastu, et nad ei arvestanud nende asjadega. Nüüd, kui me räägime pikaajalistest kosmosereisidest ja ka rahvusvahelisest kosmosejaamast, kus meil on 3 kuni 8 kuulised missioonid näiteks, multikultuurne, mitmed rahvused ja nii edasi, me räägime teistsugusest missioonitüübist ja seetõttu on ka ideaalne astronaut teistsuguse profiiliga. Et ideaalne astronaut nüüd ei ole mitte individuaalne Superman, vaid on meeskonnamängija. Ta on plastiline, ta on dünaamiline, ta on madala emotsionaalsuse või neurootilisusega, ta on kõrge meelekindlusega, ta on mõõduka avatuskogemuse isiksuse tüübiga, ta on mõõduka meeskonnaaldisuse, mis eesti keeles agreeableness kogemusega või selle alaga ja ta on meeskonnatöö suunisega ja ta on hea juht, eks ju, ja hea juht mitte hierarhilises militaarmõttes hea juht, sihuke autoritaarne, vaid ta on hea arvestav, jagav juht. Et need on võib-olla need peamised omadused, mida me näeme, mis on olulised. Taaskord rõhutan seda plastilisust ja paindlikkust. Tänapäeval räägitakse ka ambivertidest, eks ju, et ekstravertsus ja introvertsus on kõigile teada, mis need on, aga räägitakse ka ambivertsusest, et mingil hetkel see inimene on sotsiaalne ja ekstravertsete käitumusmustritega, aga samal ajal võib ka olla introvertne ja anda teistele ruumi, et mitte teisi liiga palju häirida ja nii edasi. Et need on need spetsiifilised omadused, mis me näeme, mida me tahaksime näha ideaalsete astronautide puhul. Aga taaskord, nagu ma ütlesin, see ajas muutub. Võib-olla 20 aasta pärast me avastame, et mingid missioonid, näiteks filmist paralleeli tuues, et kui me saadame inimesi lähemate tähesüsteemideni, siis võib-olla see ideaalne astronaut, kes sinna läheb, on teistsuguse profiiliga. Kas seal tagareas oli endiselt küsimus? Seal jutu alguses mainisite seda, kuidas mikrogravitatsioon mõjutab seda psüühikat ja otsustusvõimetust või otsustusvõimet siis. Et ma ei saa päris täpselt aru, et kuidas ta otseselt seda teeb, et saaksite palun seda kuidagi avada rohkem? Jaa, muidugi väga hea küsimus. Mikrogravitatsioon, kuidas ta peamiselt mõjutab, on see, et meie kehad on arenenud evolutsiooniliselt maa gravitatsiooniga toime tulema. Ja kui nüüd inimene läheb kosmosesse mikrogravitatsiooni, kus tehniliselt, praktiliselt rääkides, nullgravitatsiooni keskkonda, siis vere jaotus kehas muutub, räägitakse kanajalgadest, veri liigub jalgadest üles, räägitakse puffis nägudest, kui te vaatate astronautide pilte, siis neil kõigil oleks nagu 3. päeva pohmakas, näod on punased ja puffis, silmad vaevu näevad kuskilt läbi. Ja mida see tähendab, on siis see, et kuna verd on rohkem peas, siis see rõhub rohkem ajule, võib tekkida aju survestisi. Ja näiteks räägitakse ka survest nägemisnärvile, nervus opticusele, ehk siis, et see mõjutab näiteks nägemist ja nägemisega seotud protsesse. Aga just see füüsiline rõhk ajule siis võib mõjutada mingil määral siis nagu nii-öelda päriselt füsioloogiliselt ja füüsiliselt siis mõtteprotsessisse. Aga lisaks, jah, see on siis see, kuidas mikrogravitatsioon otseselt. Mida ma ei maininud, ma korraks äkki mingit mainisin ka radiatsiooni, et radiatsiooni efekt on ka, et me hetkel ei ole tehnoloogiliselt nagu välja mõelnud seda, kuidas
kaitsta siis, kui maa magnetväljast missioonid hakkavad kaugemale minema, et kuidas radiatsioonist kaitsta, et võib-olla radiatsioonil on kognitsioonile isegi või siis mõtlemisele suurem efekt seetõttu, et kosmosekiirgus ja päikesekiirgus siis tabab närve ja ajukudet siis närvide tasandil ja võib seal mingid ühendusi lõhkuda, muteerida ja see võib siis ka otseselt põhimõtteliselt füsioloogiliselt mõjutada aju funktsioneerimist siis väga otseselt, et need on need peamised mehhanismid. Nüüd meil on vist 3 minutit enam-vähem jäänud selle arvestatava aja lõpuni, et ma ei tea, kuidas, kas me tahame ühe küsimuse, kui on veel või tõmbame otsad kokku, et Elektriteatri poolt, mis need juhised on? Ja, 3 minutit, 6 minutit, 9 minutit. Kuidas teil küsimus on? Nii, minul on üks natuke provokatiivsem küsimus võib-olla, et rääkisite enne siin, et see meeskonna tunne ja meeskonna esile seadmine on kõige olulisem, eks ole, aga ütleme niimoodi, et ega me tegelikult ju kõigi inimeste nagu päris sügavale sisse ei näe, et neid sinna valida. Ja ilmselgelt on tegemist väga tarkade inimestega, kes sinna üldse kunagi saama peaksid. Aga küsimus ongi selles, et mis te arvate, kuidas moodi on lahendatud sellised olukorrad, kus siis ütleme, kuna see kooslus kõik on seal hästi habras selles mõttes, et need muutujad on niivõrd palju, mis siis iga ühte mõjutama hakkavad. Et kuidas moodi sellised olukorrad nagu areneda võivad ja kuidas neid lahendatakse, kui tõesti iga, ütleme kuudepikkune koosolemise puhul üksteise mingi pisikesed, ma ei tea, kas või kõrva puudutamised hakkavad häirima näiteks või siis ütleme, mis võib juhtuda ka seesama, nagu te enne just mainisite, et ütleme ka ajukeemias võib tekkida muutusi erinevatest välistest teguritest, et natuke spekuleerida, et mis te arvate, kui hulluks minna võib ja kuidas seda hullu olukorda siis seal väga kaugel lahendada. Aitäh. Aitäh ja väga õige ja hea küsimus taaskord, et tõesti meil ka meie lähtepunkt on see, et need probleemid tekivad, mitte küsimus ei ole selles, kas need tekivad, vaid küsimus on, kuna need tekivad. Ja eks kogu meie töö siis eesmärk ongi just, et aru saada, et kuidas neid kõige paremini lahendada. Mis hetkel mu vastus on, mis tuleneb siis taaskord mu kogemusest nende meeskondade intervjuudel ja ka teadusest on see, et esiteks on vaja kokku leppida enne lendu need team charter nagu inglise keeles, aga siis need nagu reeglid või protokollid, et kuidas me meeskonnas käitume, kui keegi tõesti nagu seal filmis ka, eks ju, sellel ühel tüübil katus hakkas täiega sõitma, et kuidas siis sellega lahendada, mis me siis teeme. Ja siis on meeskonna otsustada, et see peab tulema ka meeskonna seest endast, et NASA näiteks ei saa panna, et need on teie reeglid ja teie tehke nii. Meeskond peab ise meeskonnana otsustama, et mis me siis teeme. Mis me siis teeme, kui kellelgi katus sõitma hakkab, kas me paneme ta lukku kuhugi, ilmselgelt neil on arstid ja psühhiaatrid, kes maa pealt siis hakkavad nagu aitama seda, aga kiired otsused peab meeskond ise tegema ja selle jaoks nad peavad olema selle läbi rääkinud ja läbi arutanud ja läbi otsustanud. Samamoodi, kui romantilised suhted hakkavad arenema, eks ju, seal laevas, et mis me siis teeme, kui mingi konflikt, et nad lähevad lahku, mis see protokoll on, kes peab olema see, kes nagu lahendab neid asju või mis need on, mis meeskond peab ise oma normid läbi arutama enne. Ja selleks, et need ei jääks ka lihtsalt läbiarutamise tasandile, siis tundub, et kõige parem lahendus, et neid asju vältida või välja töötada mehhanismid, kuidas nende teemadega lahendada, on siis, et fly like you train, eks ju, või lenda nagu sa treenid. Ehk siis, kui meil on 3-aastane missioon, siis mitu aastat enne hakkab meeskond omavahel treenima ja see on sellel, niikuinii, nad peavad nii palju treenima erinevaid aspekte, need tehnoloogiad on kõik uued ja nii edasi, et nad peavad, see on lihtsalt nagu absoluutne vajadus, et nad aastaid enne hakkavad oma missiooniks treenima. Ja nad võiksid seda teha nii, nagu nad ka päriselt lendavad. Nad hakkavad päriselt koos elama, kui nad reisivad, ma ei tea, Venemaale, et seal treenida või Jaapanisse, et seal mingite moodulite peal treenida. Nad reisivad koos, elavad koos ja hakkavad läbi harjutama juba neid elusättumusi, mis neid kosmoses päris reisil ees ootavad, et nad õpiksid üksteist tundma, õpiksid üksteisega käituma ja nii edasi. Ja mida näiteks Ameerikas NASA teeb, on nad saadavad kõik astronaudid ja tiimid vist ei käi, sest hetkel rahvusvahelise kosmosejaamaga see meeskond, mis üldse on, see meeskond on raske öelda, sest nad on hästi fluiidsed meeskonnad, hästi palju inimesi vahetub kogu aeg.
aga et Marsi missioonist rääkides, et nad saadavad nad loodus leadership treeningule, looduses juhtimistreeningule, kus siis nädal kuni 10 päeva see meeskond on koos mingi stressirikas olukorras, mis siis toob välja need mingisugused keerulised võib-olla isiksuse käitumusmustrid ja nii edasi, millega siis tegeleda. Et see on üks vahend, mida astronaudid ise ka väga kiidavad ja mis öeldakse, et on miski, mis see treening, see 10 päeva, kuigi ta lühike, aga kuna ta on nii stressirikas ja loodud selleks, et igaüks tooks välja oma mingisuguse, et igast ühest tulevad nende oma probleemid, kas siis nii-öelda juhtimisalased või mitte ise juht olles, vaid ise see järgija siis olles, järgialased probleemid välja, et siis neid saab analüüsida, debriefida ja nende põhjal siis sekkumisi soovitada meeskonnale, et kuidas siis päriselt kosmosereisil hakkama saada. Et need on need lahendused, mis hetkel on käepärased ja mis võib-olla toimiksid kõige paremini. Mikrofon. Hetkel küsimusi pole. Ma ise ikkagi, ma veel küsiks ühe küsimuse kuidagi. Et see Ikaria film, no see on nüüd natuke filmi poole küsimus, et Ikaria film on nagu selles mõttes ka filmi ajaloos hästi olulisel kohal, et ta on just selle kosmoselaeva esteetika seadnud paljuski või seal on see lahe modernistlik interjöör ja noh, kust siis kindlasti näiteks Kubrick oma 2001-ga võttis palju šnitti. Kui palju sa oskad öelda, et kui disainitakse meie kosmoselaevu, kosmosejaamu, siis no ma kujutan ette, et esteetika on ikka nagu, no ma ei tea, kas täiesti viimasel kohal, aga lähedal sinna, et noh, et enne on ikkagi kõik kõige olulisemad küsimused, aga kas sa oskad öelda, nagu, et kas esteetikal ikkagi nagu on roll selles interjööri, kosmoselaeva, kosmosejaama interjööri kujundamisel, et mingid arhitektid mõtlevad, et nii on inimesel nagu meeldiv töö- ja elamiskeskkond? Taaskord ja väga hea küsimus ja tõesti filmis nagu oli näha, et see esteetikale oli rõhku pandud. Õnneks meil on jah kosmosearhitektid lausa, eks ju, veel üks kosmosega seotud eriala, mis meil eksisteerib. Tegelikult meil on üks eestlasest kosmosearhitekt ka täitsa olemas, ma tean. Aga et kosmosearhitektid tegelevad sellega ja nad küll ei tee psühholoogidega liiga palju koostööd, aga meil siin on paar vestlust on käigus hetkel, kuidas ma saaksin paari arhitektiga koostööd teha, et neid otsuseid toetada, aga tõesti, et see esteetika küsimus on tagaplaanil, sest kõigepealt on funktsionaalsus, eks ju, on olulisem ja iga kilo maksab jällegi. Aga samas õnneks neid arhitekte on ja kui me vaatame näiteks SpaceXi Dragon kapslit, mis mõned aastatega valetan, aga on juba lennanud, et me näeme seal seda paradigma vahetust, kui NASA versus SpaceX, eks ju, et valitsus versus erafirma on neid asju ajanud, et ma ütleks küll, et Dragon kapslil ja SpaceX üldiselt paneb disainile ja esteetikale väga palju rõhku, et olla stiilne ja seksikas, eks ju, sest lõpuks nad teevad äri ja see peab olema stiilne ja seksikas. Et seetõttu, mida rohkem ta muutub äriks, seda rohkem, ma arvan, seda esteetikat tuleb sisse ja hetkel räägitakse või hetkel maailmas kosmosevaldkonnas toimub see shift või see muutus siis turismile rohkem ja ärile ja suuremad mängijad on aina rohkem erafirmad. Et ma arvan, et see toob ka seda esteetika aspekti sisse ja räägitakse kosmosehotellidest ja nii edasi, eks ju, mis lähikümnendil võib-olla tekivad, et seal see kindlasti on oluline. Aga noh, miks ta on oluline, eks ju, on sellepärast, et inimesed läheksid ja maksaksid raha, sest see on äge. Aga kui me räägime päris nii-öelda tehnilisematest missioonidest, taaskord Marsile või Kuule, et siis seal see esteetikafaktor, jah, ma nõustun, et on madalam. Et see jällegi, sõltub eesmärgist, et lõpuks me jõuame sellele, et mis eesmärgiga neid asju ehitatakse ja lõpuks see eesmärk dikteerib selle, et kui palju siis esteetikale on vaja rõhku panna ja kui palju mitte, ma arvan. No suur aitäh sulle igatahes, Andres. Ma ei tea, me liiga hästi ei suutnud siin lahendada seda olukorda, et sina oled seal kaugel ja eriti suurepärast kontakti sul pole, et sa näed seal iseennast ja mõnda selga. Et ma ei tea, kas publikust keegi raatsib ka siia ette tulla ja nagu lehvitada, et sa natukene näeksid, et siin ikkagi keegi veel on alles. Ma ei tea, kas ma ennast näen. Okay. Aitäh sulle, Andres. Ülihea, et sa...
aitäh teile kõigile, mul oli suurepäraselt hea meel siin Elektriteatris täna rääkida ja kes võib-olla tähelepanelikud vaatajad tähele panid, siis siin täitsa kõrval on ka kunagine Elektriteatri poster, mis ma olen täitsa Ameerikasse toonud, sest et nii lahe poster ja Elektriteater on mul alati südamelähedal olnud, et suur hea meel ja nii hea meel, et te kõik, kes te siin praegu olete, nii kaua viitsisite veel istuda ja kuulata, et aitäh ja kõike head kõigile. aitäh sulle, Andres, sa oled väga armas.